minu story. Kuidas öelda, ma olen hästi palju erinevaid asju teinud oma elus. Kõigepealt alustasin siis marketingi õppimisega. Töötasin natuke turismifirmas, mis oli ka aastate 90ndate alguses selline väga huvitav valdkond. Edasi ikkagi jälgisin oma sellist lapsepõlveunistust saada juristiks. Sest nõukaajal sai vaadatud Soome televisioonist lahedaid USA filme, kus siis sellised glamuursed naisjuristid esindasid oma kliente, kaitsesid nende huvisid, nende õigusi ja see tundus selline väga huvitav valdkond. Ja pärast marketingi õppimist Soomes siis naasesin Eestisse ja sai siis ka juuraõpingud läbi tehtud. Ja peale seda töötasin kontsernijuristina, õige pisut ka advokaadibüroos. Ja siis sain selgeks, et päris selline kuiv juuravaldkond ikkagi mind ei köida nii palju, et seda siis võib-olla elu lõpuni teha. Ja tundus huvitav selline rahvusvaheliste suhete ja diplomaatia valdkond, ehk siis käisin ka diplomaatide kooli läbi, aga siis sain ka aru, et päris diplomaadiks ma saada ei taha, kuigi ühelt poolt on ju väga uhke ja tore ja vastutusrikas siis esindada Eesti riiki teistes riikides, aga selline elustiil, kus sa pead ikkagi mingid aastad kuskil riigis niimoodi kohustuslikus korras olema, elama, see ka mind ei paelunud, sest ausalt öelda mulle meeldib elada Eestis. Ja sealt edasi siis läkski tänu rahvusvahelistele suhetele siis elu Euroopa Liidu teemadele ja tegin ka oma magistri siis just nimelt Euroopa Liidu õigusest ja rahvusvahelisest õigusest ja töötasin siis Euroopa Komisjoni esinduse heaks Eestis ja minu siis selline tegevuse põhieesmärk oli, et Eestist saaks Euroopa Liidu liige, mis siis teatavasti ka aastal 2004 juhtus ja siis oli mul ka ajastatud niimoodi, et õige aeg ka siis teise lapse jaoks, aga siis ma tundsin, et kuskil kontoris ma enam istuda hommikul kella 9 õhtu kella 5-6 või 7-8 ei taha. Et ma tahan aega natukene enda jaoks, ma tahan aega lapse jaoks, pere jaoks ja enne seda hetke oli mul tekkinud hobi, seda tänu oma emale, kes oli selline tegus ja tegev siis Oriflemi maailmas ja ka selle Oriflemi pisikuga ta mind nakatas ja meeldis mulle ka tõesti see enda eest hoolitsema õppimine ja kõike toredaid asju tegelikult, mida ma olen ise õppinud, mulle meeldib kohe ka teistega jagada. Tänu sellele tekkiski mul oma tiim ja oli mul siis selline Oriflemi hobi kogu selle Euroopa Liiduga seonduva tegevuse kõrvalt. Aga tõesti siis 2004. aastal jõudsin sellise otsuseni, et ma teen siis oma eelneva karjääriga lõpparve ja alustan siis või jätkan siis lihtsalt nagu suuremal kujul seda Oriflemi elustiili äri. Väga huvitav, aga mis asi see Oriflemi elustiili äri üldse on? Seda ongi nagu raske võib-olla eriti Eesti inimesele selgitada, sest see äri seisneb teiste inimeste aitamises. Sa aitad ka teistel inimestel oma unistuste peale mõelda ja aitad siis ka ja toetad nende unistuste täitmise teed. Ehk sa aitad teisi inimesi nende eesmärkide saavutamisel ja läbi selle siis
saavutad ka omad eesmärgid, sest Oriflame'i äris ongi moto aidates teisi, aitad iseennast. Ja mida me siis teeme? Põhitegevus ongi nõustamine, et me jagame kõike seda, millest me ise oleme head tulemust ja emotsiooni saanud, ehk siis näonahahoolduse teemad, meigi teemad, juuksehoolduse teemad, kehahoolduse teemad, jala ja kätehoolduse teemad, sealt edasi väga olulised teemad siis just nimelt enda eest hoolitsemine seestpidi ehk toitumine, kuidas seda tuunida, kuidas meie kliimavöötmes siis ikkagi ennast hästi tunda ja kindlasti ka siis millised liikumisstiilid on head, et olen ise ka, mul on siis uus hobi nüüd, olen ka siis Shindo instruktor ehk kindlasti jagan ka hea meelega neid kogemusi ja sealt edasi ka siis inimesel on ju ka vaja siis raha eluks ja just nimelt, et kuidas siis seda ka Oriflame'i abiga teenida, aga et see ongi siis just nende samade heade nippide nõuannete jagamine inimestele enda ümber. Väga hea. Aga miks üldse inimene peaks või võiks elustiili, Oriflame'i elustiili äriga siis liituda? Kindlasti igalühel on omad põhjused, kui me vaatame ka meie tänast tiimi, siis inimesi on väga erinevatest eluvaldkondadest, aga ma arvan, et see on üks hea abimees, see Oriflame'i äri võimalus, siis just nimelt ilma rahalise investeeringuta alustada oma äri ja samal ajal ka siis tõesti õppides hästi palju selliseid oma eluks vajalikke asju, alates siis, kuidas enda väljanägemise eest hoolitseda, kuidas ennast vormis hoida ja tegelikult need on ju teemad, mis on absoluutselt kõikidele vajalikud, olgu siis tegemist meesterahva või naisterahvaga, noore või vana inimesega, aga kindlasti ka on Oriflame'i elustiili äri just sellistele inimestele, kes natukene mõtlevad oma elu üle, mõtlevad, mida ja kuidas nad teha tahavad ja millist elu nad elada tahavad. Et ainult teleka ees seriaale vaadates kindlasti ka Oriflame'i elustiili äris midagi ei muutu või inimese jaoks midagi ei muutu. Et just nimelt ta peab ikkagi ise olema aktiivne ja see, mida siis meie ärisse panustada tuleks, on aeg. Eks see on ka muudes ärides nii, muudes ärides tuleb lihtsalt ka raha panustada, et meil sellist rahalise panustuse vajadust ei ole, ehk selles mõttes ta on absoluutselt kõigile võimalik, olgu siis tegemist õpilase, üliõpilase, pensionäri või ka siis tööl käiva inimesega. Ja lõpetuseks, mis on sinu selline kuldne inspiratsiooni lause või mõte? Ma arvan, et tunne iseennast, et kui sa tunned iseennast ja tunned iseennast oma nahas hästi, siis sa saad ka teisi inimesi aidata. Aitäh! Aitäh!